Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Lõuna-Eesti ralli on lõppenud ja loomulikult võitis selle Elfyn Evans. Ainsa WRC autoga sõites oli tema ülekaal loomulikult mäekõrgune, aga Eesti kolmiku, tippsõitjate kolmiku heitlusest väljus siis võitjana Karl-Martin Volver, kes lõpuks edestas Egon Kauri 19,8 sekundiga ja kolmanda koha sai siis Joosep Ralf Nõgene Eesti meestest. Ja nüüd vaatamegi, mida mehed ise selle ralli kohta, mida nad kõik ikkagi nimetasid rohkem Rally Estoniaks testimiseks rääkisid. No, Karl-Martin Volver, parim Eesti mees Lõuna-Eesti rallil, et oled võidule õnnelik või oled selle üle õnnelik, et said autot nüüd piisavalt testida ja proovida? Ma arvan, et mõlemad, et selles suhtes, et saime nii-öelda kilometraaži, tulime ikkagi nii-öelda üldjoondes ikkagi tervet lõpuni, et eks see stangekulu, eks see on nii-öelda paratamatu selle ralliga, et seda peab arvestama. Aga ei, selles suhtes, et tunne on mega, saime kilometraaži, saime uusi teid, saime uusi kogemusi ja just autoseadistuse mõttes läksime iga sammuga, mis me tegime, läksime alati nagu paremuse poole. Aga ei, siit on kindlasti veel on seda seadistust veel edasi minna. Aga kõik see tulebki kilometraažiga ja kogemusega ja eks see nii-öelda selline testiralli mõttes oli see kindlasti väga hea ralli, sest et alati me oleme enda jaoks nagu mõelnud selle, et on mõistlik sellised väiksemad rallisid teha ette, kui nii-öelda ainult testida, sest et sul on ikkagi nii palju erinevaid katseid, sul on erinevad tee nii-öelda siis karakteristikat ja sa pead selle asja ilusti kokku panema, samas ka võistluspinge, et see võistluspinge mõttes see test on kindlasti hoopis teine, mis on ainult test, et see paneb sellise seadistuse koha pealt ka hoopis teistpoodi peab mõtlema ja näed, kuidas saad ennast teistega võrrelda, et selles suhtes on kindlasti see väga hea, et jah, pinnase mõttes natukene võib-olla erinevad, aga samas saime selle autoga jälle uusi nüansse, et saime Soomest kiiremat osa, saime siit aeglasemat osa, selliseid siduvaid kohtasid, et kindlasti see oli meie jaoks väga vajalik kogemus siit kaasa võtta ja ilusti auto ikkagi lõpuni tuua ja et olla Rally Estoniaks valmis, et see on kindlasti nagu oli meie jaoks see põhieesmärk. No, 2 rallit sa oled selle autoga nüüd sõitnud, aga erinevus MM-ralliga on see, et teised rehvid, et kui palju nüüd Hankokiga sõitmine MM-etapil on teistmoodi kui nende rehvidega, millega sa Soomes ja siin sõitsid? Keeruline küsimus. Veel hetkel oskan öelda, mis see Hankokis üldse oodata. Meil ei ole õnnestunud veel neid siia alla keerata, et nüüd on enne rallist üks test on nüüd meid ees ootamas selle Hankoki rehviga. Et jah, kindlasti oleks tahtnud siin rallil juba sõita selle Hankokiga, aga kuna meil oli vaja ikkagi Eesti meistrivõistluste mõttes ka ikkagi punkte, et siis otsustasime, et lähme nii-öelda punktide peale ja kogemuse peale autoga, et siis rehvid jätame nii-öelda siis testiks. Eks see kindlasti on erinev, nii palju kui me oleme sõitjatega rääkinud, et on mida oodata, aga ma arvan, meie jaoks pigem jääb suhteliselt sama auku see asi, sest et me sõitame nii-öelda see rehv, mis me praegu hetkel all on, see on nii-öelda kitsam rehv, mis on nii-öelda siis muidu üldiselt, et siis ma arvan, et pidamise mõtte selles mõttes jääb suht sama auku, aga ei, selles suhtes autoseadistus kindlasti muutub ja eks selline, kuna MM-ralli on ikkagi pikk ralli 300 kilti, et siis peame nii-öelda mõtlema just rehvi säästmise peale ja samas õpetas ka meile tänastest, et kuna me pidime samamoodi täna sõitma 4 rehviga terve pea 70 kilomeetrit, siis pidime alati nagu selle peale ka mõtlema ja samamoodi kui oli hästi rööpas, et pidime kive vältima, et selles suhtes pidime tegema head ja tarka sõitu. Kui pika testi sa veel teha saad nüüd enne Rally Estoniat? Suures pildis 70-80 kilomeetrit, et ütleme, et jah, et MM-i postis pole küüne mustki eks on, aga ei, meie jaoks on see hetkel nagu selline võimalus, mis me nagu saame, et peame sellest võtma maksimumi, et sellist niisama pole mõtet sõita, et iga ots, mis teed, tuleb kohe kindlasti tagasisidet anda ja autoseadistust proovida ja teha, et selles suhtes, et on meil selline kilometraaž enne rallit veel alla, aga ma arvan, et see on parem kui mitte midagi. Enesekindlus peaks olema nüüd nagu küll kõrge, ütleme, Soomes tuli juba hästi välja siin, siis just võit, eks ole, et see on hea vastu minna Rally Estoniale. Jah, kindlasti, et enesekindlust on kindlasti juures, et enne Soomet oli ikkagi väga suure kõhklused ja oli selline ikkagi närv oli pigem sees, siia tulid juba lihtsamalt, et just enne seda rallit oli test ka, et läksid juba istusid nagu juba koju, aga ei, see ralli kindlasti andis meile enesekindlust veel juurde ja enesekindlust on ma arvan meil täitsa okeilt, aga eks seda on vaja kindlasti veel kasutada palju, et suurte poistega hakata võidu sõitma, et selle jaoks on vaja veel aega. Selge, edu! Aitäh!
See oli siis alati väga jutukas ja ladusalt rääkiv Karl-Martin Volver, parim eestlane, ja vaatame nüüd, mida vanameister Egon Kaur rääkis. No, Egon Kaur Lõuna-Eesti rallil Eesti meestest teine, võib selle testimise kõrvalt tulemusega rahule jääda? Ma arvan jah, et kuna meil tulemuse järgi otseselt ei tulnudki, siis ma arvan, võib igati rahul olla selle nii-öelda testiralli tulemusega, et päris palju asju sai läbi käidud, palju murekohti leitud, et kui neid hakata nii-öelda vahetult ju enne Estoniat katsetama, et siis ma arvan, jääks mõne asjaga hiljaks. No mis need põhiasjad olid, millele sa tähelepanu pöörasid või mida sa pidid enda jaoks nagu mugavamaks siin tegema? Auto ikkagi käitumuslikult on päris tugevalt erinev Škodast, millega ennem olen sõitnud, et nii inseneriga sai erinevaid asju siin proovitud ja läbi räägitud, et nüüd on nädal veel vahet, saab olemasolevat materjalile rohkem läbi käia ja natuke analüüsida ja ma arvan, et siis sinna järgmisesse testi juba veel viimased lihvid on. Koostöö sinu jaoks vist ikkagi võõra tiimiga sujus hästi või? Jaa, ma ütleks küll, et eks natuke Connoril ikka algus on, aga ma usun, et võistlus lõpuks saime päris hästi juba käima, et neil tegelikult selle tegimegi nii-öelda budget-versioonina, et neil suurem meeskond tulebki alles Rally Estoniaks, et pigem oli, et saaks auto siia selline piiratud vahenditega ja pigem soodsamas võtmes, aga jah, siis põhiasi ja juba põhirõhk läheb Rally Estoniale. No tulemusele küll tähelepanu pööranud, aga ütleme, mingid kiiruse indikatsioon enda jaoks ikka ju püüdsid ju ka saada, et kui palju nüüd see, mis siin Volver ja teised Eesti mehed siin tegid, mis see sulle nagu näitas ja endaga võrreldes just? No, ma usun, et kui saime enam-vähem juba samasse aega esimese hooga, et arvestades siis varasemat juba testi, mis meil siit praegu all oli, et ma usun, see oli juba hea indikatsioon, et siit saab ju ainult, nagu klassikud ütlevad, saab ainult paremaks minna. Selge. Aitäh! No, nagu näha, Egon Kauri jaoks oli see täielik testimine, pole ta sihukese autoga ammu sõitnud ja nii eile kui täna see toon, miks seda rallit sõideti ja kuidas sõideti, oli samasugune, aga nüüd siis lõpetuseks Joosep Ralf Nõgene. Lõuna-Eesti ralli sõidetud, võib öelda, et Rally Estonia peaproov sinu jaoks, et kuidas sa kokku võtad? Ma arvan, et oli rohkem positiivset ikka, et kui olid niisugused Rally Estonialikud katsed, eelkõige see viimane just, siis me suutsime nagu autoga saime hästi hakkama ja hoog oli hea, et siis kui tee oli pehme, mida Estonial liiga palju ei näe, sellisel kujul olime natuke hädas ja teisel läbimisel meil auto ei olnud rööbaste jaoks ka seadistatud ja seal oli ka niisugune pidevalt viskas nagu rööpast välja ja seal siis ka ajaliselt hävisime, aga ei, ma arvan, väga vajalik ralli ja sai jälle just see, et sai hankugiga sõita natuke ja kindlasti on palju mõtteid veel, mida testis proovida nii rehvi kui autoga. No, kaotust tuli seal paarkümmend sekundit lõpuks Volverile, et kui palju sa seda vahet jälgisid või see tulebki sellest nendest seadistustest ja asjadest või kui oluline sinu jaoks oli? Mõnes mõttes ta ei ole oluline, sest et Volver sõidab teise rehviga, aga ega see rehv nagu nii palju ka ei mõjuta, et okei, natuke üllatav oli see 9. katse aeg, et seal ta oli väga nobe, aga eks seal rööpas, kui julged ja nii-öelda usaldad pidamist, siis sealt see aeg tulebki, aga ma arvan, pigem on olulisem see, et meil endal on hea tunne, et nagu ma ütlen, me sõidame oma autoga, et siin nädal aega enne Estoniat ei ole mõtet mingeid liigseid riske võtta, et see kuhugi puu otsa sõita, et see ka kindlasti mõjutas. Millal nüüd veel mingi test enne rallit tuleb? Ralli nädala teisipäeval, ehk siis 14 vist. Okei, edu! Aitäh! Need olid siis Eesti sõitjate mõtted Lõuna-Eesti rallist ja nagu siis kuulsite ja nagu me ka ennem rääkisime, testimine ja põhifookus ikkagi Rally Estonial ja siin nüüd selja taga ka võidumehed saavad veel rõõmupõrinat teha autoga, nii et oli päris positiivne meeleolu kõigil sõitjatel. Aga enne kui nüüd lõpetame, Lõuna-Eesti rallil oli meil väga hea abiline, oli Rallipinni äpp, mille kaudu me siis sõitsime pildistamise, filmimise kohtadesse, vaatasime, kus mehed on ja väga kasulik, soovitan kõigile, kes rallidel käivad, seda Rallipinni äppi kasutada, teeb teie elu lihtsamaks, saate kergemini kohale,
saate parema ülevaate, kuidas minna ja saate oma aega planeerida, nii et Eesti noored mehed on selle valmis teinud ja tasub kasutada.